See on muuseum, kuhu lapsed tahavad igal aastal tagasi minna ja need täiskasvanud ka. Tõeline pärl ehk Eesti Maanteemuuseum asub Põlvamaal imeilusa looduse keskel. Kuna oleme siin korduvalt käinud, siis kindlasti meie number 1 soovitus on varuda piisavalt aega, sest siin on nii palju tegevusi nii väikestele kui ka suurtele. Esimesena jäime kohe peamajas vaatama näitust Peedist pesumasin leidlikkuse teel ja lisaks sellele, et siin nii palju põnevat ajalugu, pilte ja tekste, oli siin ka väga nutikalt üles ehitatud erinevad ülesanded, mis lapsi paelusid. Näiteks kui suuremad olid süvenenud näitusesse, siis väiksemad said samal ajal ühte suurt seinapuslet kokku panna. Mega hea lahendus. Peamaja teisel korrusel asub lastemuuseum, mis nagu nimigi ütleb, on rõhk lastel. Ehk siis siin on väga palju ruumi mängimiseks ja ka puhkamiseks. Seejärel suundusime sisehoovi, kus esimesena jäi pilk peale keldrile, sest et oli mõnus suveilm ja natuke palav ka. Ning seejärel uudistasime, millised näevad välja erinevad tõllad. Õues saime proovida, kui raske see hopujõud ikka on. Nagu näe, siis meie naispere selle tõstmisega hakkama ei saanud. Kui need hobuse fännid siit ükskord maha saime, siis läksime teisele poole teed, kus on mega suur muuseumiala ja väga palju näituseid. Siin kohe raja alguses on võimalus mõnusasti kiikuda, jalga puhata ja jäätist süüa. Meiega kapsasime suht ruttusid edasi ja läksime avastama teisi masinaid. Ütlesin küll lastele, et ehkki peaks neid kepphobuseid siin autosse panema, aga nad arvasid, et väga oluline kaasa võtta. See oli nii äge ruum, sest lisaks väljanägemisele see ka lõhnas ajastud ruult. Nüüd jõudsime väiksesse masinahalli, kus saime tutvuda ühis- ja isetranspordi näitusega, kus teiste seas on ka mitmeid Eestis toodetud või ise ehitatud masinaid. Kuna Maanteemuuseumi avastamiseks kulub tunde, siis siit tuleb meie pere soovitust number 2 ehk võtke kaasa veepudelid ja snäkid. Meie tegime siin Vilus ühe väikse peatuse, kus saime puhata natuke jalga ja siis edasi liikuda. No vaadake, kui ilusas kohas on välinäitus. Nüüd liikusime edasi teise masinahalli suunas, aga enne pidime ikkagi proovima kõik masinad järgi ja ikkagi sisse istuma, katsuma ja sõitma ja levitasime ka lastele, kes olid juba seadnud enda õue liivakasti mängima. See suurem masinahall jaotus mõtteliselt 3 osaks. Praegu oleme siis selles keskmises osas, kus on siis interaktiivne liikluskasvatuse ekspositsioon. Meie lemmik oli see, kus sai mõnusasti tagaistmel istuda ja lapsed sõitsid autoga. Ja nüüd suundusime juba õue, sest lastel oli siht silmes. Nad teadsid juba eelmisest korrast, et siin on üks mõnus liikluslinnak ja tahtsid jälle elektriautoga ühe sõidu teha. Kuna sammu oli veel reibas, siis tiirutasime igaüks veel mõne sõiduvahendiga ja igaüks valis enda võimetele ja vanusele vastava vahendi ka. Ja nii meie tore päevake Eesti Maanteemuuseumis hakkabki läbi saama. Ja lõpuks tuleb meie pere 3. soovitus. Võtke Maanteemuuseumisse kaasa, nii suured kui väikesed. Kõikidel on siin tore.